Iga kontserdi juurde kuulub ka üks väike loterii ja ma arvan, et neid inimesi, keda on loterii teinud õnnelikuks, on saalis hästi palju, kuid me oleme unustanud ära loteriidelt loomad. Me teeme täna zooloto. Esimene loosimine toimub teie valvsate silmade all ja ma paluksin siia ka meie 2 Fortunat loomaaiast, Hans Kantoss ja tuntud teatud zoofotograaf Rein von Maran. Tere tulemast, sõbrad! Tere! Kallis rahvas, tänase loterii võlu seisneb selles, et me loosime välja 3 looma, kes pääsevad loomaaiast loodusesse tagasi ja 1 looma, kes peab kahjuks metsast tulema loomaaeda. Teie lahkel loal loosime välja esimese palli. Ma ei saa aru, miks mina pean... Mina aru ei saa küll, miks mina pean... Number 6. Zooloto number 6 ja loomaks on jalgadega madu. Jah. Hans Kantoss, mis on jalgadega madu? Kõigepealt, miks ta üldse konkurentsi sattus? Sellepärast, et ta oli loomaaias ainuke madu, kes endale jalad kasvatas. See on nüüd miski rumal jutt. Ega need ei ole need jalad, mis on bioloogiliseks paljunemiseks. No, võib öelda, et need päris sellised jalad ei ole. Need on öelda ise tehtud jalad. Teil jätkub nalja palju. Väga üleolev suhtumine. Niimoodi loomadega ei... Ma läheksin edasi ja loosiksin välja järgmise palli, kuid me teeme jalgadega maal ühe aplausi ja õnnitleme teda metsa naasmise puhul. Kogu see niisugune loto ja see sõubis... Järgmine pall. See on hea praegu. Praegu on hea. Number 32 ja kihvadega jänes. Kihvadega jänes. Ma tean, miks ta üldse konkurents sattus. Sellepärast, et see on tegelikult ainuke jänes, kes viimase aasta jooksul endale kasvatas tõelist kivad. Siin on, tegelikult on asi muidugi väga lihtne, siin on põhjus on selles, et jänest on peetud kogu aeg näriliseks. Ja lõpuks on jänes ise ka aru, mis seal vahet on, mida ma närin. Ja no nüüd ta sõi meil känguru ära koos poegadega. Võtame välja 3. palli ehk siis 3. loom, kes pääseb metsa tagasi. See on meil viimane loom loomaaias. Elusloom. Elusloom. Ma olen üle söötnud, need ei ole enam mingid loomad, need on... Number 1, kentaur, kuidas sellised loomad tekivad? Ausalt öeldes, see oli minu jaoks täiesti üllatus. Ma tulin 1. aprillil tööle ja vaatan selline nii-öelda kentaur on seal. See loom üllatas mind täielikult, ma mõtlesin, et see on 1. aprilli nali, aga tuli välja, et meie loomaaia töötaja oli lihtsalt teinud ahvi kentauriks. Ma tuletaksin meelde siis... Ma laseks selle meelde vibuga maha. Ma tuletaksin meelde, et homme pääsevad siis jalgadega madu, kihvadega jänes ja kentaurav pääsevad loomaaiast loodusesse. Kuid nüüd kurb moment, kes peab tulema metsas loomaaeda tagasi? Väga kurb moment. Võtame selle palli. Ma juba aiman. Aimad halba. Number 8 ehk siis tiibade ja sarvedega ahv. Jah! Midagi ei ole teha. Väga hea! Ma ütlen niimoodi, ma ütlen ainult nii palju, et tegelikult selle ahvil on väga hea elu, see ahv tiibadega, ta on vabakäigu ahv. Ta võib olla vabalt loomaaias, ta võib olla ka loomast väljas. Ta on online ahv. Ta on online ahv, ta võib käia siia sinna. Teda loositakse iga aasta, iga kord on loosimisel, kord on ta loomaaiast väljas, kord on ta loomaaiast sees. Meie kollektiiv ei saagi tegelikult aru, kus kohast ta olema peab ja temast pilti teha on minust täiesti mõttetu, sest ta muudab kogu aeg ennast. Las ma lihtsalt... Sa ei saanud, sul ei ole sõnu. Selge pilt, loomad on vabadusse pääsed ja online loom on ka välja loositud. Tänu teile, Hans Kantoss, ja tänu sulle, Rein von Maran. Ja ma paluksin teid ka lahkelt lavalt ära, et me teeksime ruumi järgmistele üllatustele, mis saavad toimuma. Mina pidin tulema siia selleks, et mingi online number loosida. Ei, aitäh. Online number on juba loosid. Kes ütles? Te ei jõudnud jälgida.